Kas teie teadsite, et Bondi filmis tuntud spioonikaamera on tegelikult pärit Tallinnast? Nõmmelt. Selle tegi valmis eelmise sajandi alguses baltisakslasest leiutaja Walter Zapp. Ja okei, kui te seda isegi teadsite, siis seda te ilmselt ei aima, et järgmise, võib-olla juba maailma muutva imemasina leiutajaks võib olla mõni meie tänastest võistlejatest. Tere tulemast vaatama saadet Noor meister! Me käime risti ja põiki läbi Eesti kutsekoolid, et leida üles osavamad tegijad. Iga eriala parimad võtavad mõõtu otse telekaamerate ees. Saade on täis pinget, võidurõõmu ja kaotuse pisaraid. Häid tegijaid on palju, aga igal erialal saab olla ainult üks noor meister. Tere, kallis televaataja, sa vaatad saadet Noor meister. Mina olen Sander Rebane. Täna oleme üle Eesti kokku kogunud. Ja muidugi, see on meie teine saatejuht Piret Krumm. Tere! Mina olen endiselt kaadri taga ja püüan kinni kõik info, mis Sandril kahe silma vahele jääb. Täpselt nii. Täna oleme üle Eesti kokku kogunud Eesti osavaimad noored mehhatroonikud, kes järgneva pooltunni jooksul oma oskused kahel pingelisel võistlusel proovile panevad. Ja kuna tänane võistlus nõuab topelt kätepaari, on iga kool välja pannud kahese meeskonna. Meie tänased võistlejad on lapsepõlvesõbrad Tanel ja Kris. Teame üksteist juba esimesest klassist saadik. Ma arvan, et meie meeskonna tujaks on see, et me suhtleme omavahel avatumalt. Ida-Virumaa nutikamad poisid Ilja ja Artjom. У него большой мозг. Я думаю, что мы сможем решить поставленную перед нами задачу. Elukogenud Vaido ja Madis. Me ilmselt vist võtame natuke asju rahulikumalt teada oma vanusele, et päris nii hullult rapsima ei hakka kui noored. Tähelepanelikud Lasnamäe poisid Artur ja Aleks. Он обычно все делает качественно и все, что от него зависит. Он помнит какие-то детали, которые не помню я. То есть это нас дополняет как напарников. Ning tiitlikaitsed Võrumaa kutsehariduskeskusest Talis ja Josten. Eelmine aasta meie kool võitis. See aasta võiksime meiega võita. No, eks kõik on siia võitma tulnud. Järgmisesse vooru meistritiitli nimel võistlema pääsevad neist aga ainult 3 parimat paari. Kas te olete valmis? Jaa! Tähelepanu, valmis olla! Meie võistlejate esimeseks ülesandeks on valmistada liinipress. Kõigepealt ehitada joonisjärgi valmis korrektne süsteem, seejärel ühendada arvutiga ja programmeerida tööle nii, et esimesele nupule vajutades toimuks detailide liikumine kohe, teisele nupule vajutades 5-sekundilise viivitusega ning kolmandale nupule vajutades 10-sekundilise viivitusega. Kõlab üsna keeruliselt. Ehk siis piltlikult öeldes on vaja luua süsteem, mille ühest otsast käsklust andes toimub teises otsas reaktsioon. See süsteem on muidugi tiba keerulisem ning võtab esimese hooga ka võistlejad päris kukalt kratsima. Самый тревожный момент, наверное, это начало. Ты берешь инструменты, ты берешь компоненты, но ты не знаешь, так, это вроде бы сюда, тут надо это соединить, потом ты начинаешь делать это, потом это, и ты начинаешь путаться немножко, потому что у тебя волнение такое начинает идти. Käed värisevad tõesti natuke. Kui ma kastist hakkasin neid vidinaid võtma, seal olid need koidid ja asjad. Neid oli lihtsalt vaatasin niimoodi, et oot, milline läheb kuhu, sest seal tegelikult oli nii-öelda emane ja isane. Ja siis alguses vaatasin, et mõlemad isased, mis mood see nüüd toimib. Aga lõpuks keerasin seal otsad ümber ja siis sain otsa need asjad ja hakkas tööle. Endal väike siuke error tekkis. Väga hea! Komponentide sugu on määratud ja koos sellega ka esimene ehmatus möödas. Töö läheb hoogsalt käima. Peame põhimõtteliselt imiteerima liinipressi. Sarnast olen ikka teinud, jah.
päris sellist ei ole. Задание вполне реальное, и я уверен, что я справлюсь. Ну, это не самое сложное. Есть задания труднее. Kris tegeleb arvutiga ja mina tegelen selle kokkupanemisega. Hea tööjaotus on sellise keerulise ülesande puhul väga oluline. Üks võistkonnaliige ehitab süsteemi füüsiliselt valmis ja teine proovib selle arvutis programmeerides õigesti liikuma panna. Josten on hea programmi kirjutamises ja mina olen see ehituspool. Kuna Madisel tuleb programmeerimises natuke paremini välja, siis Madis tegeleb programmeerimisega ja siis mina teen need füüsilised ühendamised. Aga mis see kõige keerulisem aspekt selle juures ongi? Kas ongi see, et kuidas siin programmeerida arvutis või kuidas seal need juhtmed nagu füüsiliselt omavahel ära ühendada? No see juhtmete osa ei ole nagu keeruline selles mõttes, kui sa tead, kuhu peab miski ühenduma, siis ei ole mitte midagi keerulist. Arvutis on sul võimalik nullida ära ükskõik milline ühendus, ükskõik millises ahelas. Suudad nagu ahela ilusti teha, aga arvutis sa nullid vale koha pealt vale asja ära, siis sul asi tööle ei hakka. Nagu näha, on elu kogenud Vaidol õigus. Süsteemi füüsiline ehitus läheb õppinud poistel ludinal ning enamikul ongi juba suurem osa koos. Nüüd saab otsustavaks meeskonna programmeerija töö. Kas ta suudab süsteemiga õigesti liikuma saada? Sander, nüüd kus poistel on töö käes, võiks natuke selgitada, mis eriala see mehhatroonika üldse on. Ma kardan, et suurem osa televaatajatest pole sellest varem midagi kuulnud. Kuigi me seda tähele ei pane, on mehhatroonika peaaegu kõikjal meie ümber. Selleks, et telefonid, käekellad, riided ja kõik muu eluks vajalik meieni jõuaks, on vaja tehaseid, kus nad valmistatakse. Ja peaaegu kõik tehased toimivad automatiseeritud tootmisliinidel. Ja võt nende tootmisliinide hooldamise ja loomisega mehhatroonikud tegelevad. Ehk siis, kui mehhatroonikuid ei oleks, siis ei oleks mul võib-olla telefoni, käekella ja võib-olla poleks mul isegi seljas riideid. Aitäh selle graafilise kirjelduse eest ja eriline tänu ka mehhatroonikutele, et meie saatejuht päris paljas ei ole. Ta on suke tulevikuala. Sa ei jää kunagi töötuks. Võimalusi on palju. Mehaanika, elektriga saab tegeleda. После окончания 9 класса мы решили не поступать в гимназию и пошли в профучилище в Нарве. Ну, я попробовал, и вот мне прямо запала в душу данная профессия. Tal on hästi lai õppekava. IT-st kuni elektroonikani välja. Igav kindlasti ei hakka. Jah, igav kindlasti ei hakka. Tundub, et ka täna siin poisid igavust tunda ei saa. Programmeerimine on osutunud oodatust keerulisemaks ja kerkivad esimesed komistuskivid. Hetkel on natukene nihu selle asjaga. Hetkel on natuke nihu, jah. Programm ei vasta päris sellele, mis ta peaks olema. Peab natukene korrigeerima tegema. Mõtlen, et meil tuleb see signaal tuleb hästi vara vaadata. Mul ei anna seda rohkem reguleerida ka. Siis on nii. Poisid, kuidas läheb? Läheb vaikselt, jah. Saan aru, teil oli vahepeal mingisugune väike probleem tekkis programmeerimisega. No, eks ta on siiamaani. Siiamaani, jah. Te olete tegelikult oma kursusid ja täna siin võistlusel kõige vanemad. Kas te tunnete, see annab teile mingisuguse väikse eelise ka või? No, võiks anda, aga vist ei anna. Vist ei anna või? Eks me ikka oleme siin suht võrdselt kõik oma teadmistega. Kuidas teineteise tööga olete rahul olnud? Koostöö sujub? No, eks me mõlemad eksime vahest selles mõttes, aga eks me andestume üksteisele ja läheme eluga edasi. No nii, ülesanne raske, ülesanne ees. Kuidas läinud on? Kuule, siiamaani on sujuvalt läinud. Kõige keerulises asi ongi lihtsalt kooskõlastamine nende asjadega. Kõik muu tegelikult toimub, see on kõik lihtne. Lapsepõlvesõbrad Kris ja Tanel on ehituse lõpetanud ja seisavad nüüd silmitsi võistluse ehk kõige keerulisem osaga. Kuidas panna füüsiline süsteem läbi arvuti liikuma? Meil asjad tegelikult toimisid väga ilusti, aga nad ei toiminud nii, nagu oli ülesandes öeldud. Ehk siis üks silinder väljub, tuleb teine, eks ja tagasi läheb üks, siis teine, meil läksid koos. Nüüd saab see start ja seal lihtsalt läheb tagasi. See ei lähe. ei teadnudki nagu otseselt, mis seda teha seal. Ja siis me lõpuks otsustasime mingi kõik ära, põhiliselt nullist teha. Milleks see mergid siis, kui see reset on samasugune? See ei täida funktsiooni. Noh, proovige uuesti. Aega veel on. Seda eraldist pole nüüd. Oi, aga mis seal Ida-Viru poiste juures susiseb? Trubka была плохо прикручена. Keera paremini kinni ja
See on muide üks väga oluline osa, sest programmeerida võib kui tahes hästi, aga ilma õhusurveta ei hakka süsteemis ükski detail liikuma. Может, он закручен был, Ilja muudkui keerab ja keerab voolikut tugevamini kinni, aga sellest ei näe mingit tolku olevat. Kas poistel on äkki katkine voolik antud? Ну, тут трубочка закреплена хорошо. Aga ei taha see õhk kuidagi poiste masinasse sisse minna. Ну, попробуй закрутить получше. Kas seda üldse on võimalik enam kõvemini kinni keerata? Mulle näib, et sa oled juba 5 tiiru peale teinud. Äkki on asi ikka milleski muus? А может быть так? Смотри. Может быть так, что сюда воздух должен поступать, а не выходить. Да, вот в чем проблема. Я просто дебил. Да я просто, перепутал. Да, так сказать, Залез. Vähemalt on viga nüüd teada ja saab tööga edasi minna. Как дела? Все отлично. Как идет ваше задание? Наше задание идет постепенно, хорошо. Нам осталось сделать программу, и мы все собрали, чтобы все углы подкрасить, все будет отлично. Aga kuidas teil omavaheline koostöö sujub? Väga hästi. Мы с Ильей являемся очень хорошими друзьями в реальной жизни. Все хорошо идет. Мы разделили обязанности. Я собираю полностью стенд, он программирует все на компьютере. Poisid, kuidas läheb? Edeneb. Edeneb. Ma vaatan, et väga aktiivselt ikka ühendad siin neid juhtmeid. Aga te olete Võrumaa poisid, on ju? Jah. Eelmine aasta teate, et Võrumaa poisid võitsid? Teame. On väike suke tuhin ka sees, et äkki peab see aasta võitma, muidu lähete koju tühjade kätega. Just eile öeldi, et tulge siis võiduga tagasi. Poistel on suured kingad täita. Isegi konkurentidel hakkavad käed paljalt nende kooli nime kuuldes värisema. Участники СВРУ имеют довольно сильного преподавателя, который раньше помогал своим ученикам уже одерживать победу на этом конкурсе. Как дела? Хорошо. Я программирую и устраняю ошибки. Ja mis vead sul seal on? Проблемы с автоматическим режимом, там слишком долго проходит сигнал. Kuidas teile tundub, kas te jõuate õigeks ajaks valmis? Ma mõtlen, et jah. Aga mis on selle ülesande juures kõige keerulisem? Самое тяжелое было сосредоточиться, потому что обычно мы собираем все это в школе, в нашем месте, где нам тепло и уютно, а тут много народу, камеры и как бы немножко не та атмосфера. А тогда мы не больше мешаем. Удачи! Спасибо! Aeg tiksub tõesti halastamatult. Jätame poisid töötama ja vaatame, kes tänast võistlust hindavad. Tänased kohtunikud on TalTechi õppejõud ja rahvusvaheline ekspert Margus Müür, Tallinna Tööstushariduskeskuse tehnoloogiadirektor Eduard Brindfelt ja ABB robootika projektitööde juht Siim Savila. Siim muide oli esimene eestlane, kes omal ajal sellel erialal maailmatasemelisel võistlusel osales. Mul on juba selline väiksest peale selline eriline suhe mehhatroonikaga, et mulle meeldis ikka mänguasju nagu rohkem lahti võtta ja vaadata, kuidas nad töötavad, kui nendega lihtsalt nagu mängida. Pärast kooli lõpetamist tegelesin umbes 4 või 5 aastat tööstusrobotite programmeerimisega. Siis asusin nende müügiga tegelema. Peale seda liikusin edasi projekti juhtimisse, siis nii-öelda meeskonna juhtimise positsioonil, kus ma praegu olen. See on väga selline eriala, kus annab väga palju uut nii-öelda välja mõelda ja edu ilmselt seisnebki selles, kui sa mõtled paremaid asju välja kui sinu konkurent. Tööpõld ainult kasvab, sest automatiseerimine ja robotiseerimine on vaieldamatult kõikide meie tööstusklientide tulevik, et sellest ei pääse. Kuldsed sõnad, Siim. Hea mehhatroonik ei tohiks kunagi tööta jääda. Aga nüüd tagasi võistluse juurde, sest lõpp ei ole enam kaugel. Võistlejad, teil on 5 minutit jäänud. Lõpus hakkas probleemid tulema, närv tuli sisse ja
hakkasin programmis siis muudatusi tegema. Suutsin selle 5-sekundilise ja 10-sekundilise režiimi funktsiooni valesti teha. Ehk siis ei töötanud täitsa nii. Ai, kas siia kaob ka nüüd meistritiitel, mida kodus Võrumaal nii väga oodatakse? Aga tundub, et ka teistel kisub lõpp vägisi kiiva. Y3. Praegu see Y3 katkis. Nüüd peaks Y4 ja tööd saanud. Kui mäletate, siis sõbrad Tanel ja Kris otsustasid veidi aega tagasi kõike muutma hakata, sest süsteemi liikumises oli väike viga. Nüüd tundub, et poisid on enda otsuses kahtlema hakanud. Oleks võinud jättagi nii, et see väike viga, sest me otsustasime, et me hakkame seda viga nüüd elimineerima ja sealt hakkasid juba asjad allamäge minema. Ja siis pooled asjad enam ei toiminud lõpuks. Mingid uued errorid tulid, mida on varem näinud ja siis hakkas allamäge minema. See on teine probleem. Viga tuli ilmselt programmist endast, et oleks võinud natuke rohkem keskenduda sellel alal. 5, 4, 3, 2, 1. Näib, et ülesanne on tõesti kõva pähkel. Ükski võistleja ei paista just ülemäära rõõmus. Наша работа идеально на 70%. Мы бы сконцентрировались сразу на определенных задачах. Сначала бы я сделал, предположим, пневматическую часть, потом электрическую часть, потом начал бы делать все красиво, а я начал делать все одно, потом другое, потом третье, и вот так вот смешивая это все. Поэтому получилось то, что получилось. Paar ühendust oli siis valesti pandud. Aega oli vähe, siis me ei saanudki täitsa valmis. Päris lõpuni ideaalselt töötavat liimipressi ei õnnestunud ühelgi meeskonnal valmis saada. Nagu karta oli, osutus suurimaks takistuseks programmeerimine. Kumb teist selle poolega tegeleski? Я занимался программированием. Я собирался. Eks ta selles mõttes ei ole vist kellegi süü, et eks mõlemad oleks võinud natuke rohkem pingutada. Üksteist abistada rohkem ja... Teineteist pole mõtet süüdistada, et see on ikkagi tiimitöö. Tõsi, aga kohtunikud, palun vaadake üle, kelle tööd kõige korrektsemad on ja keda saata teise vooru. Kohtunikud on enda otsuse teinud ning võistlust meistritiitli nimel jätkavad 3 paari. Tahaks küll teise vooru saada. Ning esimene paar, kes edasi pääseb, on Ilja ja Artjom. Teisena pääsevad edasi. Me loodame, et me saame edasi. Ma loodan väga, et me saame edasi. Artur ja Alex. Ning kolmandana on edasi pääsenud. Me tulime ikka võitma. Kaotama just ei tulnud, jah. Just. Talis ja Joster. Mis on? Peame lepima sellega. Jälle üks kogemus eluks juures. Aga jätkame võistlusega. Järgmine ülesanne on pisut elulisemat laadi. Nii palju, kui mehhatroonika seda üldse olla saab. Meiega liitub üks murelik kodanik, keda võiksid osata aidata just mehhatroonikud. Ma saan aru, et Jarek, sul on suur mure. Mis sul kipitab? No mu põhitööriist on süntesaatorid, erinevad süntesaatorid, neid on palju ja stuudios saab nendega teha sellist trikki, et mängid ise sisse, aga eraldi ajad. Aga vaata, kui on kontsert, mul on 2 kätt, ma ei ole Shiva ja ma ei saa kuidagi neid korraga mängida. See jama ongi, et mul oleks vaja roboti, mis mängiks, mina mängin ise mingid asju ja siis robot mängib samal ajal veel mingid asju peale. Sellist asja on vaja. Aga mis lugu sa mängida tahad? Mul oli kunagi selline laul, mis oli Sepapoiste cover, Hiti meistrid, see oli see. Ja igal juhul anname töö noortele meestele kätte ja vaatame, kuidas meil läheb. Jah. Peame siis
panema teatud klaverinoodid mängima, tehes sepapoissile laulu. Я в музыке не силен. Я закончил музыкальную школу, но сегодня мне это не помогло. Я думаю, для всех это задание было небольшим шоком. Kõlab tõesti keeruliselt. Meie võistlejad peavad ette antud detailidest panema kokku sellise süsteemi ning programmeerima nii, et see vajutaks õigel hetkel õiget nooti. Algul, kui ma vaatasin seda kasti, kus need komponendid on, siis tunne oli nagu siit tuleb. No pigem heas mõttes. Kui heas mõttes, siis on väga hea. Laske aga oma musikaalsetel sõrmedel käia. Ega sa seda ei karda, et robotid sul kunagi töö ära võtavad? Tegelikult on muusikutelt juba robotid ammu töö ära võtnud. Ehk see arvuti teebki kohe konkreetselt teebki muusika. Aga see on huvitav, ma olen kuulanud neid lugusid, mis nad on teinud. Nad teevad isegi originaallooming. Minu arust on seal mingi elu ikkagi nagu puudu. Inimviga, jah, mulle endale meeldib näiteks inimviga. Kui sa kontserdil mängid, on ju, siis teinekord kõige lahedam moment on see, kui sul lähebki sassi. Tahaks loota, et see nagu kõige lahedam moment ei ole, aga... Aga see võib olla üks tore moment. Ei, aga see on tore alati, see jääb meelde. Üldse mul ei lähe kunagi sassi, sest mul enda lood ja nii tigi olema. Ja siit ei saa küll mitte midagi rohuselt öeldes. No kuules, Sander, ei olegi mõtet üritada kohe Stig Rästa alla. Proovi alustuseks see lugu kas või niisama selgeks õppida. Mismoodi see käib? No see on lihtne. Kõigepealt tuleb soojaks teha ennast. Nii, jah. Käed soojaks. Nii, vaatad, et ei ole kuskil robotil roostet. Siis pead sisemise roboti pead siia selle süntesaatori kohale niimoodi asetama ja siis peadki hakkama mängima. No, ärme praegu edasi. Lähme proovime, kuidas sul välja tood. Need klahvid. Nii, käed alguses soojaks. Tee kiiremini. Jah, roboti see. Oi. No mängi, proovi. Ei. Niimoodi käib. Soojad mingit nuppu. Ei hoia mingit nuppu, ma olen eemale. Vähem. Põhimõtteliselt oli ju. Ütleme, et eksamit läbi ei saa, aga äge oli küll. Aitäh sulle. Palun. Aga vaatame nüüd, kuidas meie päris robotid valmivad. Ja juba kajabki töökoda esimestest helidest. Aga võrupoisid tunduvad väga murelikud. Pneumoplokk ei töötanud õieti. Ma proovisin kõik koesti läbi ja midagi ei töötanud. Ma otsustasin, et teeks algul. Siis võtsime kõik juhtmed lahti ja panime uuesti. Julge valik. Aega pole enam palju jäänud. Ja siis C3. Lugupeetud võistlejad, jäänud on kõigest 5 minutit. Läheb kiireks. Kas poisid jõuavad selle aega kõik juhtmed uuesti ühendada? Kolmas, E3. E3 on O2. Aga tundub, et ülesanne on uudne ja keeruline kõigi jaoks. Тут нет черного, синего. А где же нарисован? Там вообще нет нуля. Понятно? Нет нуля там. Мы встречались, с таким первый раз столкнулись. Мы не знали, с чего начать и как к этому подобраться. Попробуй по очереди поподключай и может получится. Так и делаем. Oleme vist tõesti noortele veidi suure kondi pureda andnud. Aga saame näha, kes suudab keerulise ülesande ees kõige rahulikumaks jääda ja kaugemale jõuda. Там не было конкретного задания, что этот контакт туда, этот туда. Aeg tiksub halastamatult. Jäänud on ainult 1 minut. Kõik üritavad viimse hetkeni süsteemi tööle saada. Ilja on lausa hammastega asja kallal, kui sellest vaid abi oleks. Võrupoisid ühendavad siiani juhtmeid. Tundub, et ka enda juhtmed on täiesti puntras. Õhk on meeleheitest paks. 5, 4, 3, 2, 1. Võistlus on lõppenud. No nii,
tõehetk on käes. No poisid, vaatame, kas teie masin häält ka teeb. No поехали! Ai! Получилось не то, что получилось. Это плохо. Aga liigume edasi. Vaatame, kuidas Ida-Viru poistel õnnestus. Me saame proovida. No. Ei tööta. Ei tööta, ei tulegi häält. Jälle ei tööta. Я думаю, если бы время дали нам примерно на минут 30 больше были уверены в том, что мы бы смогли бы ее закончить. Вот так в жизни бывает. Peab ikka ise vist mängima hakkama. Я без системы смогу сам сыграть данную мелодию. Братец Яков на инструменте, который нам дали. Üks võimalus veel on. Viimane võimalus või jällegi on ainult tühjad pihud. Noh, poisid Võrumaalt, laske tulla. Yes! Oota aga edasi. Selles loos on ju veel noote. Suutsime siis teistest kaugemale jõuda. 3 helitooni rohkem. Suht piinlik. Aga mis seal siis puudu jäi praegu või kas programmeerimisest kuidagi? Programmeerimises oli... Et see nõuab rohkem aega? Jah. Lõpus sain peast aru ja siis ei olnud aega enam parandada. Aga kui ma nädala pärast tuleks siia, kas siis kuuleksime sümfooniat? Ikka. Ma arvan, et juba homme. No aga siis on kokku lepitud. Olen homme hommikul kohal ja siis lähme edasi. Et ühesõnaga ma saan ikkagi esinemise ära teha. Väga hea. No, kõik on hästi. Aitäh teile, poisid. Aitäh teile. No nii, kohtunike otsus tuleb raske. Kuna keegi ülesannet valmis ei saanud, tuleb hinnata poolikut tööd. Kes jõudis õigele lahendusele kõige lähemale? Tänane võistluspäev on lõppenud ja noor meister on selgunud. Конечно, мы хотим выиграть. Мы что, зря 2 года учились? Teie ees olid täna Eesti parimad noored mehhatroonikud. Kuid saab olla ainult üks paar, kes on parimatest parim. Каждый солдат хочет стать капитаном. Parimad noored mehhatroonikud on... Kui me tagasi Võrumaale ei lähe koos selle noormeistri tiitliga, siis ma arvan, et kool ei ole uhke meile. Talis Vesi, Josten, Laanemets, Võrumaa kutsehariduskeskus. Palju õnne, poisid! Panen teile kroonid pähe. Ops. Rääkige, mis tunne on? Jah, super. Aga mis teil seal Võrumaa kutsehariduskeskuses toimub, et juba 2 aastat järjest sealt tulevad võitjad? Ma arvan, et õpetajad on väga hea. Temast oleme kõik. Kui järgmine aasta tulevad uued noored mehhatroonikud, kes tahavad samuti võita, siis mida nad peaksid tegema? Rohkem harjutama. Rohkem harjutama. Aga suur tänu teile ja palju õnne! Just selline saigi meie tänane muusikaküllane saade. Järgmised noored meistrid juba järgmisel nädalal.